Uudiste saate eesmärk on vaatajateni tuua päevatähtsamad teemad ja seda isegi neil päevadel, mil mitte midagi pole toimunud. Pooletunnine või isegi pooleteisetunnine uudiste saade ootab täitmist. Hakkame pihta. Kõigepealt võtan paari lausega kokku järgneva uudise. Sellega ongi tegelikult kõik oluline juba öeldud. Uudiste saate avalugu on tuttav juba hommikusest ajalehest ja seda on saanud lugeda päeval uudisteportaalidest. Lisatud on intervjuu teemaga seotud inimesega. Kuidas kommenteerite täna juhtunut? Ma räägin teile seda sama, mida ma olen terve päev otsa kõigile ajakirjanikele rääkinud. Erakanali uudistesaade püüab igavat uudist rõõmsamaks teha instrumentaalpalaga. Avalik-õiguslikus uudiste saates muusikaga meeleolu ei looda. Jutustaja teksti visualiseerimiseks näidatakse klišeelikke arhiiviplaane, poliitika, see on Riigikogu, majandus, see on raha lugemine, kõik muu jutt, see on inimesed tänaval. Tänu tehnika kättesaadavusele saab uudiste saates tänapäeval teha palju ebavajalikke otselülitusi, kuhu iganes vaja. Korrespondent, mis seal toimub? Aitäh! Ma absoluutselt ei kuulnud stuudios esitatud küsimust, aga me oleme nüüd siin, kus võib-olla midagi juhtub, aga tõenäoliselt ei juhtu mitte midagi. Nagu te minu selja tagant näete, siis on lootust, et midagi hakkab siin ikkagi juhtuma. Aitäh! Sellega seoses tahame teilt, head vaatajad, täna küsida tänase päeva küsimuse, sest kuidagi on vaja ka uudiste saadetes raha teenida. Tahame teada, kas see küsimus on täiesti mõttetu. Kui te arvate, et jah, siis palun helistage telefonil 901 902. Kui te arvate, et ei, siis palun helistage telefonil 902 901. Kõigi vastanute vahel loositakse välja loomulikult natukene raha. Meie aga jätkame spordiuudistega. Spordiuudised edastatakse oluliselt emotsionaalsemalt ja tempokamalt kui muud uudised. Vahet pole, et spordiala ise on tundmatu, tribüünid on tühjad, Eesti võistlejad on viimastel kohtadel, aga keegi ikkagi võitis 3-0. Minu taga on Tallinna vaade, sest uudistetoimetuse jaoks on Eestis vaid üks linn, kesklinn. Mina olen mees, sest inimeste arvates on mehe öeldu usaldusväärsem kui naise öeldu. Nüüd ongi aeg üle vaadata, kas täna on üldse toimunud midagi uudisväärtuslikku. Selle asemel, et saata kaamera Tallinna loomaaeda, oleme võtnud välisagentuuri videovoost kaadrid mõnest välismaal elavast nunnust loomast, sest nii on odavam. Kuigi sellel teemal on uudistega vähe pistmist, on see saates, sest see näeb telepildis äge välja. Su nädal kõlab tuttavalt, alustab. Mina olen Katariina Tamm. Ja mina Mart Müürisepp. Ma annan vaatele teada, mis samal kanalil veel tulekul on. Tulekul pole uudis, vaid suvalise saate suvaline osa. Universaalne ravim. Sest ka suvalised saated vajavad promo. Ta on täielik pussakas. Luban, et kutsun külla päeva kõige tähtsama inimese. Kohal on ta loomulikult sellepärast, et mitte miski ei täida saadet lihtsamini kui kaks rääkivat inimest laua taga. See on nagu Eesti draamasari juba. Aitäh, et kutsusite. Aitäh, et tulite. Ja nüüd ilma juurde. Tere õhtust kõigile ka minu poolt. Ja nüüd ilmast. Ilmakaardil on näidatud kogu info homse ilma kohta, aga et ilmateade natukene pikem oleks, siis loen ma teile kõik need numbrid ette ja räägin, kus miski täpselt on. Pärnus on homme 12 kraadi. Tartus on homme 10 kraadi. Tallinnas
Tallinnas on homme 11 kraadi sooja. Mina soovin omalt poolt teile ilusat ilma ja kohtumiseni juba homme. Ning ongi aeg otsad kokku tõmmata. Küsisime inimestelt, kas see küsimus on täiesti ebavajalik ning 97% inimestest vastas, et jah. Sellised olidki tänased uudised ja nagu näha, eriti uudiseid ei olnudki, aga sellegipoolest sai pika saate purki. Nüüd viskan õhku kerge kalambuuri ja head aega.